No nii, elasid lõvivärava aja üle ja nädalavahetus oli siis päris võimas selline planeetide seis, kus Siirius, Maa ja Päike olid samal joonel ja see on alati selline korralik transformatsiooni aeg, rääkimata siis sellest, et 8.08, eks ju, see on siis selline lõpmatuse number, mis tõesti siis paneb meid vaatama erinevaid ajaliine, et see, ka meie DNA koodeksisse kirjutatud rakumälu saab siis ennast uueks tuua. Nii et mida sina kogesid, anna kommentaarides teada, väga huvitav. Aga nüüd vaatame, mida siis toob see käesolev nädal meile. Kui sa veel ei tea, siis ma olen Anneli, elukutseline tarolugeja, selgeltnägija ja joondusstrateegia. Ja siin siis, et aidata pisut selgust luua. Nii, mis ma siin näen, on soositud on jätkuvalt igasugune ringi liikumine, mõlemad kaardid siis pakist on tulnud siin samas jadas, et ringi liikumine igas mõttes aitab sul leida enda autentset mina, aitab sul kuidagi kohaneda, hästi palju asju on õhus, samal ajal projektid, ideed, mõtted, käigud, et ära siis mõista endale kohut, kui sa ei suuda piisavalt kõigega korraga tegeleda. Et hästi palju on korraga toimumas ja see on hea. See mõjub sinu identiteedi küsimustele väga soosivalt, et sa saad iga kogemuse läbi siis tõesti mõista ennast paremini ja näha, et kes ma siis päriselt olen. Ja mis siin veel välja tuleb, on see, et kodustes asjades kuidagi on selline tunne, et ei tahaks sellega tegelikult tegeleda, ei tahaks vastutust võtta, see tekitab ärevust, et siis ma äkki ei jõua tegeleda sellega, mida ma päriselt tahan. Ja see on õigustatud, sest praegu lõvivärava ajal tõesti on võimendatud igasugune ambitsioonikus, igasugused plaanid, sinu enda sellised hingemissioonid. Ja seetõttu tõesti ei ole aeg kodustele tegevustele kogu oma energiat ära panna. Kui vähegi võimalik, võta koristaja või mine reisile. Kui ei ole, siis vähemalt proovi mitte olla liigselt perfektsionistlik, piisavalt hea ja fokuseeri rohkem sellele, mis teeb sind päriselt õnnelikuks. Et selline enda üle kohut mõistmine kergelt tahab esile kerkida, et kas ma olen narr, et ma lihtsalt siin igal pool käin ja möllan ja teen, aga kui see teeb sind õnnelikuks, siis milles probleem? Et eriti kui sa õpid sellele või midagi, millest sa oled päriselt hea või suudad edasi anda oma teadmisi või oma oskusi, et siis ära hoia ennast tagasi. Selles osas näitab siin, et selline, võiks öelda seisakut su elus, mida sa oled siis kuidagi ise alateadlikult tekitanud, et mitte kedagi reeta või kellelegi kannapea astuda või kellegi juurest minema minna, et siis saatus praegu toob sinu juurde sellise koha, kus sa pead tegelikult inimestega piirid seadma ja aru saadma, et olgu seda, et su lähedased oleksid õnnelikud, aga sina oled ka tähtis. Ja sul on õigus tahta elu, sul on luksus, sul on hea sissetulek, sul on omad rõõmud, oma tegemised, sõltumata kellestki teisest, sõltumata su kodusest elust. Ja paneb sind tegelikult natukene teiste juurest kaugemale kõndima, et siis iseenda asjadega tegeleda, eriti just maiste asjadega, mis puudutab siis füüsilisi naudinguid ja füüsilise sellise materiaalse maailma ja külluse loomist enda elus, iseenda heaks. Et see ei ole selline aeg, kus keskenduda sellele, mida ma saan kommuunile pakkuda või oma perele, vaid see aeg, kus sa tõesti pead üle tulema oma süütundest. Sest kui sina lood küllust, sinus on stabiilsus, eneseusk, enesearmastus ja julgus, siis õpetad seda esiteks ka lähedastele, teiseks ka nemad ju võidavad sellest, kui sina oled stabiilne iseenda sees, oma väes. See on inspireeriv ja samas ka julgustav ja toetav neile. Et vahest peame me ennast esikohale seadma selleks, et ka teisi paremini armastada, eks ju. Et siin näitabki, et selline sama jada, kordavad jälle üle. Vahest on nii, et kui on väga-väga oluline sõnum, siis näiteks samu kaarte uuesti, ükskõik kuidas ma küsin, ehk siis see, et ära keskendu kodustele asjadele liigselt ja ära luba ärevusel võimust võtta, vaid tõesti luba endale nüüd vaadata suuremat pilti, mida sa päriselt elus tahad. Kui sa mõtled 20 aastat hiljem, 5 aastat hiljem, üle homme, kus sa tahad olla. Et see kvanthüpe sellesse versiooni endast on juba käimas. Sa oled juba selle hüppe sees,
sa juba hüppadki, et kuhu sa maandud, vali see koht ära ruttu, sest sa kohe maandud sinna. Ja selline inimeste tahete ja väärtushinnangute ja vaadete vaheline võistlus lõpeb selles mõttes, et kui sa jääd endale kindlaks, oled endale truu, siis näitab sügavaid ühendusi teiste inimestega, et ei ole enam sellist enda väiksemaks tegemist, et olla mingis kommuunis või mingis kollektiivis, kus sind ei võeta vastu sellele, kes sa oled. See aeg on läbi. See aeg on ammu läbi. Ja on normaalne, ma ei tea, rääkida hommikulauas eelmistest eludest, horoskoobist, ma ei tea, energeetikast, et see on tegelikult ju normaalsus ja kvantfüüsika ja teadus jõuab siia nüüd järgi selles osas ja kogu maailm, et see ei ole mingi hookus-pookus, vaid täielik reaalsus. No horoskoobid, eks ju, need päris astroloogilised horoskoobid, mitte see, mis siis nii-öelda sellised ümarad mulliajamised, mis mõnes väljavõttes siis ja mõnes variandis on meile kätte saadavad. Aga see selleks. Kõik, mis tekitab väsimust, mille sa tegelikult pühendada ei taha, see väsitabki sind. Sa oled sellest teadlik juba tegelikult, nii et aeg on need asjad ära lõpetada. Sest muidu sa lihtsalt pühendad aega, et mitte tähelepanu pöörata sellele, et see on seal nurgas, ma pean seda tööd tegema, ma pean seda projekti tegema, mulle tegelikult ei meeldi, see ei anna mulle midagi, aga no ma pean sellepärast, et miks sa pead? Võib-olla mingi lahendus, kuidas sa ei pea seda tegema või kuidas sa saad selle ruttu ära lõpetada või midagi muud endale luua. Et luba endal suuremalt mõelda ja need asjad ära luua. Ja siin on ka selline koht, et kui sul on sees kõhklused, kahtlused, mõistad endale jälle kohut, oled endal karm, ei tea, kas ma suudan selle asja ära luua, mis siis, kui ma vanast tööst lahti ütlen ja uut ei tulegi, mis siis saab, siis võta pisut aega iseendaga, hoolitse enda eest, eriti kui sa võtad kodus aega, aga mitte nii, et sa kodu eest hoolitsed, vaid et kodu hoolitseb sinu eest, kui sa sellest vahest aru saad. Lihtsalt naudid seda kodus olemist rahus ja vaikuses kui võimalik või siis lähed mujale kuskile, kus sa saad omaette seda teha ja õpid selle kohta, et mida sa saad päriselt ära teha, et edasi liikuda. Sest ma näen, et see toetus on olemas kõrgemalt poolt praegu neid suuri samme astuda ja selles mõttes jällegi see lõvi värav, eks ju, ja sisemine rõõm versus sinu enda varjud, sinu enda hirmud, asjad, mis sind tagasi hoiavad. Et vaatame, mismoodi enda varjudega toime tulla praegu. Pereteemad tuled esile. Vaatama peremustreid ka, et kust on tulnud need hirmud, tõesti siis teha seda, mis sind inspireerib ja motiveerib, mida sa päriselt tahad. Mida sa lõpetad, eks ju need vanad, et raha ei kasva puu otsas ja nii edasi. Nendest hea viis üle saada, ja on näiteks kirjutada paberi peale vasakule poole, et raha ei kasva puu otsas, oletame. Ja siis paremale poole paned tõestused sellest, et aga näiteks ma ju leidsin maast 10 eurot üks kord. Täitsa nagu niisama saadud. Täitsa võimalik on niisama raha saada, mitte millegi eest lihtsalt niisama, sellepärast universum annab. Et ühesõnaga lükkad need väited siis faktidega ümber, mis oled elu jooksul kogenud ja su aju saab siis teistsugust signaalit, aga tead, võib-olla see ei olegi nii tõsi. Suhetes on praegu ülimalt hea aeg reisile minna, aga reisile minna üksi. Et selline enda hirmudel otsa vaatamise aeg ja sellised retked, kas või võtad koti õlale, lähed kõnnid kuskil metsas või põllul, et see loob sinus endas seda maaga ühendust, seda stabiilsust sinu endas, seda joondust, et ma olen 2 jalaga maa peal, ma tean, mida ma tahan, kuhu ma lähen. Ja ära tunne süüd tõesti, sest sinu kaasa või sinu partner ju ka on õnnelikum, kui sina oled õnnelik. Kui sul ei ole asjad hästi, siis tal ka ei ole, kui ta sinust hoolib. Et selline ise säramise aeg, tähtedega ühendamise aeg, eks ju see lõvivärav ühendab meid Siiriuse planeediga, et sa võid lihtsalt tunnetada seda energiat täistaeval, et mis tunne seal olla on, et see võimendab seda veelgi. Ja sellised vanad igasugused kurbused ja sellised kohad, kus sa oled pidanud ennast alla suruma või olema liiga viisakas või liiga tore, et teisi hoida, siis nüüd on aeg tõesti autentsusesse ja enda väkke astuda. Selles mõttes, et sa ei tee ennast väiksemaks. Et selline ambitsioonikas aeg. Igas mõttes ka suhetes, kus tõesti siis natuke on väsimust või sellist ei taha nagu plaani teha kellegagi. Ja isegi kui teed, siis nagu ei tahaks tegelikult. Et
on ju okei võtta endale ka aega rohkem, et võib-olla siis partneriga läbi rääkida, et keskendume natuke iseendale ja siis vaatame edasi. Et eluterves suhtes peaks olema see võimalus, et sa saad ka mõned päevad võtta oma ette või tõesti keskenduda siis endale peaasjalikult. Viitab siin, et suhetes on ka see, et asjad on seisakus nii-öelda ja kui ei ole proovid rääkida, siis tekib mingit segadust ja üksteise üle kohut mõistmist, ühesõnaga kuidagi suhtlus ei voola tegelikult, kui liiga palju proovida süvitsi minna praegu, et tasub kokku leppida mingid aega, kus koos tähistada oma saavutusi, oma edu ja üksteist tagant julustada, et selline kahe juhi kokku saamine, kaks inimest, kes teevad, toimetavad, loovad oma elus ja saavad kokku justkui koosolekuks, kus siis tähistavad koos. Et rohkem selline energia on selles nädalas, nagu ma näen. Vallalistel on ka suurepärane nädal siis ühenduda läbi tööalaste asjade inimestega. Ja need on need suhted, mis siis täidavad praegu sinu hinge nii-öelda, toovad rõõmu. See võib olla isegi võistlusimuline moment, selline natuke üksteisele ära panemine, mingi selline naljade tegemine, aga selles on ka autentsusenergiat. Kui sa saad kellega olla autentne, temalt õppida, super, see on hea siis selline suhtlus, millesse süüvida, mida nagu hoida oma elus praegu. Avab uksi ka, väitab, et olete üksteisele õpetajad, nii et julget sellist natukene võistlevat, aga mõnusat nautimist, näitab tähelepanu nautimist. Mulle otseselt ei näita siin, et nad võiks kohe abielluma tõttata, aga ma näen, et see selline suhtlus on õigel ajal õiges kohas, täpselt see, mida sina vajad ja tema aga vajab. Nii et selles mõttes naudi seda lihtsalt, seda tähelepanu ja flirtimist ja lõbusaid selliseid ühendumishetki. Rahaasjades näitab, et on tegelikult eluterve edasiliikumine mingis suunas, et jääb nagu mulje, et sa jäid mingist rongist maha või ei jõudnud millessegi investeerida või millegagi ennast siduda, aga tegelikult see aitab sul jõuda rohkem selleni, mida sa tahad. Et see oli tegelikult sinu aitamiseks, et sa jäid justkui koju või jäid millestki nagu maha rahaliselt. Et usaldus oli tegelikult sinu kõrgemaks hüvanguks ja tegelikult lõpuks on sellest kasu. Jällegi juhitakse sind raha kulutamine, et sa seda naudid ise. Kui sa seda naudid, siis see loob sulle rohkem küllust, sest raha tahab olla mänglev, ta on väga voolav energiaga oma energeetikalt, nii et mängle temaga koos siis, tõesti. Ja miks mitte investeerida mõnda loomängu või mõnda lõbusasse tegevusse, mis on siis mänglev. Et siis on see loov energia, ma näen siin pääseb hästi palju esile, hakkab voolama, on sellist kirge, on teistega koos tegemist, eriti on igasugused tiimimängud sõprade või perega, miks mitte, soovitan, väga lõbus kindlasti, et aitab sul autentselt oma lähedastega ühenduda, isegi kui ei ole juttu teemasid või midagi, mis väga ühendab, siis sellised neutraalsemad, aga lõbusad mängulised asjad on üsna sellised elulised, sest tegelikult meie sees on ju meis kõigis see laps, kes tahab mängida. Isegi kui on väga torssis või väga eakas, siis tegelikult see sisemine laps ikka tahab mängida. Kui suuta see teistest välja tuua ja läbi selle ühenduda üksteisega, siis me näeme üksteist päris hinge, sest see sisemine laps on ju meie kõige puhtam versioon meist, see kõige vahetum ja autentsem. Nii et head ühendumist, siin on see hinge pere jälle saab kokku ja selline rahulik, õiglane suhtlus üksteise vahel, kus keegi ei tunne ennast üksinda, sellepärast et sisemist lapsed saavad tõesti mängida ja see maskide kandmine justkui kaob ära, et see maailm muutub selliseks, kus saabki olla autentne ja vahetu ja teha seda, mis pakub rõõmu tõesti. Nii et rõõmsat nädala nautimist, kui on mingeid küsimusi, siis olen olemas. Näeme järgmise nädala, tšau!